Areenid ehk aromaatsed süsivesinikud on sellised süsivesinikud, mis sisaldavad benseeniringi ja nad võivad sisaldada ka heteroaatomeid ehk siis asju, mis ei ole süsinik ja vesinik ja nad võivad sisaldada ka näiteks mitut benseeniringi, et lihtsalt oluline on see, et kui benseeniring on sees, siis see on areen. Ja siin on nüüd üldvalem ja kuidas seda kujutatakse, seda benseeniringi, et see on selline tsükliline ühend, kus on 6 süsinikku ja seal neil on süsinike vahel kaksiksidemed niimoodi nagu justkui üle ühe. Et tegelikult need ei ole niimoodi üle ühe, kui on päris aine, nad tegelikult jagavad neid vesinikke, aga seda saab lihtsustatult vaadata justkui niimoodi. Ja seda saab kujutada mitmel erineval viisil, et siin on see tasapindne valem. Siis see keskmine on lihtsustatud ja see viimane siin vasakpoolseim on graafiline. Ja et kui neid nimetada, siis kui see benseeniring on tüviühend, siis tuleb lõppu benseen, aga kui teda vaadatakse kui asendusrühma, siis tuleb eesliide fenüül. Nii et teeme mõned näited ja siis vaatame, mis nende nimed on. Nüüd vaatame seda kõige esimest. Et siin me saame teda vaadelda kui tüviühendit, sellepärast et tema küljes on lihtsalt mingisugune asi. Nii et mis me peame tegema on see, et me määrame, mis see asi on, mis tema küljes on. Ja siin see on etüül. Kust ma tean, et ta on etüül, on see, et tal on 2 süsinikku ja kuna ta on see asendusrühm, siis ta on üül. Nii et selle aine nimi on siis etüülbenseen. Etüülbenseen. Vaatame järgmist. Et siin on see nagu tsükkel ja siis tema küljes on 2 siis kloori. Ja nüüd, mis me tahame teha, on see, et me nummerdame ta ära niimoodi, et tuleksid võimalikult väiksed numbrid sinna kloorile. Et siin on 1, 2, 3. Nüüd me kirjutame need kohad, kus kloor kinnitub. See on 1 ja 3. Nüüd me kirjutame, et tegemist on ju klooriga, aga et neil on 2 kloori, siis on di, siis on kloro ja siis on benseen. Nüüd võtame järgmise. Nüüd on meil olukord, kus me ei saa vaadelda benseeni seda tuuma kui tüviühendit, et me vaatame teda kui asendusrühma. Nii et me peame kasutama seda fenüüli, see fenüüli eesliidet. Nii et mis me siin näeme on see, et siin on eeter. Miks ta on eeter on see, et siin keskel on hapnik ja hapniku kõrval või hapnik on siis 2 süsinikkahela vahel. Ehk siis ta on eeter. Ja tal on nüüd ju 2 seda benseeniringi, nii et me paneme kirja di, sest benseeniringi on 2. Nüüd me kirjutame fenüül, märkimaks, et seal on need benseeniringid ja nüüd me kirjutame eeter. Ja siis siin on see viimane näide. Ja siin me samuti ei saa vaadata seda benseeniringi kui tüviühendit, nii et me jälle kasutame seda fenüüli, kui seda eesliidet. Ehk siis, mis me siin näeme on see, et meil on mingi süsivesinik ahel, siin on OH lõpus, nii et see on ju alkohol, nii et mis me teeme on see, et me kõigepealt peame nummerdama ära selle ahela, tehes niimoodi, et see OH saaks võimalikult väikse numbri, nii et 1, 2, 3, 4. Et võib tekkida küsimus, et miks me siia numbrit ei pane, see on see, et seal ei ole süsinikku, see on see koht, kus see OH kinnitub. Seal tegelikult ei ole süsinikku. Nii, nüüd kui me oleme nummerdanud selle ära, siis me peame kõigepealt panema selle asendusrühmad. Praegu siin asendusrühmasid on ainult 1 ja see on see benseeniring. Nii et me paneme koha, kus ta kinnitub, ehk siis 3. Nüüd me kirjutame fenüül. Ja nüüd, kuna siin oli 4 seda süsinikku, siis me kirjutame but. Kuna ta on alkaan, siis ta on aan, ehk siis butaan. Ja nüüd me kirjutame selle, kus see OH-rühm kinnitub, kirjutame 1 ja siis kirjutame ool. Ehk siis 3 fenüülbutaan 1 ool on selle nimi siis. Ja see on siis ülevaade aromaatsetest süsivesinikest ehk siis areenidest.